Hei, mina on Joosep ja Keldrilohed on lõpuks tagasi. Ja seekord me teeme siis üle neti, kõik on oma stuudiotes ja siis me mängime nüüd üle neti koos. Nii et see kõik asi vajab veel harjumist ja working out the kinks, nagu öeldakse. Aga paistab, et saame nii mängitud. Aga siis jätkame uuesti Keldrilohedega. Muidugi meil on Discord ja meil on ka igasugused Patreonid asjad, et kui te soovite, siis ühinege meie Discordiga, saate teada, mis meil siin toimub. Ja siis Keldrilohed jätkavad ilmselt nii kaua, kuni me oleme elus või viitsime seda teha. Ja nii ongi. Aga hakkame mänguga pihta. Eelmine kord siis Keldrilohedes, mis oli kaua aega tagasi, te tapsite suure kolli kõvakõhu, kes siis terroriseeris Iskoldi ümber igasuguseid talusid. Ja teie siis läksite kõigepealt Iskoldi, saite sealt väikese tööotsa valvuritelt, kes siis soovisid, et läheks ja jahiks selle hiiglasliku kolli ja tooks ta pea. Te kauplesite ka raha, kauplesite rohkem raha sealt, kui alguses oli mõeldud. Palju see oli? 400 oli vist, mis te pidite saama siis, kui te olete kõvakogu ära hävitanud. Nii, te läksite siis kohale, leidsite kaljusel alal, tänu Trikstani jahtimise oskustega leidsite ta üles ja hävitasite ta. Minu teada te võtsite ka ta pea kaasa endaga ning siis suundusite tagasi suure tamme tallu. Oli vist. Ja suure tamme talus siis eelnevalt tehtud tutvust siis Tamaraga. Mõtlesite, et ööbite seal, on rahulik, aga kui te sinna jõudsite, olid järsku mingisuguse bandiidipande seal, kes ei olnud teie vastu just kõige sõbralikum. Peale siis igasuguste solvangute loopimist otsustasite siis võidelda. Kuid kogu see asi tundus väga segane ning lõpuks, kui osad bandiidid olid ära jooksnud, teised surma saanud, lõpuks jäi ainult üks. Ja temaga te siis hakkasite vestlema ning saite teada, et millegipärast kuningas on tõstnud igasuguseid makse hästi palju. Mis siis tähendab seda, et rahvas hakkab vastu. Ja see bandiidipande oli kõvakõhu toonud siis sinna metsaveetele, et kuninga elu raskeks teha. Siis muud te väga ei teinudki, korjasite oma laibad kokku seal ja tegite õhtusööki ja asusite siis vaikselt magama minekut. Ennem õhtut, kas te soovite veel midagi teha? Te olete siis Tamara juures, ta keedab seal suppi, Harujuku aitab teda ja on siukene õhtu juba, päike hakkab loojuma. Ja te lihtsalt hängite. Nii et kuskil nurgas on Eleri, kes parandab oma haavu. Mis te teete veel õhtul, enne kui te magama satute? Mul oli märkmetes kirjas, et me saime terve hunnik relvi juba bandiitidelt, kas see vastab tõele? See vastab tõele. Te korjasite nende relvad kokku, saite endale hunnik relvi. Teil on nüüd varustust valida küll. Ma siis hakkan nagu inspekteerima neid läbi niimoodi vaikselt ja siis üritan nagu olla hästi keskendunud sellesse ja siis samal ajal piidlen, mis Eleri teeb ja siis üritan temaga mingi niisama juttu arendama hakata. Mis juttu sa ajad temaga? Ma ei tea, poleerin seal mingit mõõka või vaatan kuidas mingi terane. Noh, et siis mis siin siia kanti tõi ka? Ma juba rääkisin sulle, et see pande, meie ülesanne oli tuua see kõva kõht siia ja ega ma muud ei teagi. Lihtsalt sattusin siia, see oli meie grupp, noh. Jaa. Sa päris hästi võitlesid küll, et jaa, Okei. Sa näed, et ta on natuke ebalev ja üritab omaette hoida. Ta ilmselgelt ei usalda teid kõiki.
aga samas ta on üllatunud, et te pakkusite kohta salli ja siis andsite talle võimaluse veel oma eluga midagi peale hakata. Nii et mida teised teevad? Harujuku põmst serveerib toitu kõigile. Tuleb Eleri juurde, ütleb, et ma loodan, et sul on kõht tühi. Aitäh. Ja siis ta võtab mis iganes, mis toitu te tegite koos? Ikka sellest hiiglase peast. Hiiglase ajud või? Jah, mingi rupskid või mingi siuke ühe paja rupski toit. Okei. Ja Osmo Kai? Ma arvan, et Osmo Kai viib läbi mingisuguse väikse palvuse endale. Ja ma arvan, et ta on niimoodi rätsep istmes põrandal ja siis silmad niimoodi pool kinni vidukil ja siis kujutab ette, kuidas ta tantsib. Olgu, te veedate siis vaikse õhtu. Kui teil midagi suuremat ei ole, mida te tahate veel see õhtu ette võtta, siis te lähetegi vaikselt magama. Ja kes kuidas magab, Tamara läheb kuhugi oma tuppa. Teie ilmselt seal on siuke suurem ruum, mis on nagu, seal on lauad, toolid, saate endale mingid asemed teha, kui vaja ja nii edasi. Et saate endale ennast sinna magama sättida, kuigi, te teate Elvid, on ju? Elvid lihtsalt mediteerivad öösel. Ja siis Harujuku, sina üldse lihtsalt lähed idle mode'i. Ma lihtsalt pean seisma. Kas Tamaral on mingi nagu koristuskapp ka või? Sa kindlasti leiad. Viska investigation tegelikult. Ja viskan. Ja ütle mulle täpselt, mida sa otsid ka. Ma otsin siukest, ma käin põhimõtteliselt maja uksi läbi ja otsin mingit sellist ust, mis viib väiksesse konkusse, kus on, ma ei tea, ämber veega ja mingi mopp. Sa leiad mopi, sa leiad ämbri ja sa saad ka köögis on siuke pump, nagu see kangiga pump, et sealt saad endale vett kallata ka. Väga hea. Mu investigation oli 19, et kas ma midagi eriskummalist tänu sellele ka leian? Sa eriskummalist ei leia, sa leiad ka harju, sa leiad ka igasuguseid asju. Üks kapp, mis sa avad, oli, kus olid, paistab, et Tamara mingisugused riided, aga sa leidsid ka, et seal kapis on väike sahtel ja seal sahtli sees sa leidsid kullast mingeid prosse ja siukseid asju. Paistab, et perereliikviad või midagi siukest. Ma Osmo Kaile seda ei ütle. Olgu? Ja siis jään kappi magama. Okei. Või magama. Lähed kappi ja jääd nii-öelda magama. Olgu. Siis selle löömajal talus siis, suure tamme talus, vaikselt päike hakkab loojuma. Näete ka, et Eleri leiab endale vähe pehmema koha ja siis ta küll vaatab teid kogu aeg silmanurgast, aga vaikselt siis jääb ka unne ise. Eleri on inimene, eks ju? Eleri on inimene, jah. Osmo Kai viskab Trixtonile sellise pilgu, mida Elvid saavad aru, mis tähendab umbes seda, et kas me peaksime valvama öösel? Ma siis saadan sellise pilgu, mis tähendab noogutamist. Ehk siis sa noogutad. Jah. Väga arenenud salakeel. See on väga saladuslik. Ma arvan, et Osmo Kai saadab siis sellise kulmu liigutuse, mis vihjab sellele, et ta on esimene, kes valvab. Okei. Osmo Kai siis valvab esimesena. Viska mulle perception ja viska mulle ka constitution. Nii. Perception on mitte naturaalne 20 ja lihtsalt constitution, jah? See on ilus 5 kokku. Olgu. Juhtub see, et sa jääd üles. Ja siis teised kõik
lähevad unne, meditatsiooni, mis iganes. Maja jääb väga vaikseks. Sa kuuled, kuidas õues tuul puhub. Sa oled kuskil 20 minutit, kuskil kaminas on veel tuli ka, mis te jätsite hõõguma, sest niikuinii te ise olete üleval. Ja siis sa kuuled järsku puude sahisemist, mis tungib su kõrvu. Sellepärast, et see on ebameeldiv. tuul on tõusnud. Ja sinu jaoks jah, metsahääled ei ole nii tavalised, kuna sa oled kõrbees üles kasvanud. Siis see on sinu jaoks midagi uut ja natukene ka võib-olla hirmutavad, sest igasuguseid erinevaid hääli kuuleb metsas. Aga sa tead, et sa oled majas, siin on kindel. Te olete suure lahingu ka just maha pidanud, mis tähendab, et sa oled päris väsinud. Ja sa oled peaaegu oma aja lõpuni ära, kui sa järsku kukud unne ära. Jääd mediteerima. Ja sul läheb meelest ära, et sa pidid järgmise üles äratama. See oligi plaanitud. Ja te kõik siis magate. Trikstan, sina näed jälle unes oma kummalist tumedas kujus õpetajat. Sinu jaoks on ta juba tavaline olend, kellega sa peaaegu iga öö juba suhtled. Ja nii nagu ikka, ta õpetab sulle erinevaid võtteid, erinevaid oskusi. Ja su meditatsioon tundub, et läheb asja ette. Samal ajal Harujuku, sina näed nägemust. Kõik on tormine. Su ümber on kummalised kujud. Ja te sammute kõik koos kuhugi. Taevad on süsimustad. Kõik on pilvine ning silmapiirid kumavad kummalised leegid. Ümberringi sa näeb põlenud ja murtud puid. Paistab, et sa kas tuled või lähed lahinguväljale. Ja sa sammud seal. Järsku käib ilge mürin ja välk tabab sind. Te kõik ärkate ilge kärina peale üles ning näete, et majas on leegid. Mis te nüüd teete siis? Te kõik ärkate selle peale, et ilge kärakas käis. Majas on leegid, maja katus siis seal, kus põhimõtteliselt katus ja siis need piimid, mis hoiavad katust üleval, kohtuvad. Mis teie plaan on? Harju, vabandust. Ma lihtsalt hõikan kiiresti, kas kõigil on okei? Harujuku karjub. See on roostetiibur jälle uuesti. Tundub nagu välk rohkem vist. Kas kõik põleb või... Katus põleb, jah, katus on süttinud. Aga see ei ole nagu sisse varisenud või... Ta ei ole sisse otseselt varisenud. Paistab, et välk on löönud lihtsalt majja ja osa katusest põlema süütanud. Hüva, ma arvan, et Osmukai haarab oma relva tugevasti kätte ja siis vaatab, kus on Eleri. Eleri on seal, kus ta magama jäi, kuskil seal väikese diivani peal ja siis ta on ka üles äratatud sellest ning vaatab ringi lihtsalt suurte silmadega. Kas vihma sajab õues? Viska perception. Ikka. 12 oli. 12. Sa paned tähele, jah, et vihma sajab, päris suur torm on. Aga see ei paista väga tavaline torm olevat. Te kõik olete seda juba kohanud ja tundnud. See on midagi erilist. Just. Nii et, mis te teete? Te olete majas, kus katus vaikselt süttib edasi ja... Keegi teab, kuidas vett kiiresti saaks või kustutada tuld. Ma otsin mingit ämbrit samal ajal, kui ma räägin. Siin, minu juures. Okei, te leiate selle ämbri. Ilmselt otsite mingit vett ka või? Jaa, otsin jah. Kaev või midagi. Nii, seal, nagu ma rääkisin, on see pump,
köögis, mis tõmbab kaevust vett välja. aga siis kiiresti proovin täis panna seda ja siis loopida kõige hullemasse leegihunnikusse, vaatan, kas see läheb nagu paremaks või on see lootusetu üritus. Okei, viska mulle dexterity. Kui teised aitavad sind, siis advantage'iga. mina ei aita. Ma otsin meie võõrustajat, et kas tema on ohutu. Okei. Ma sain 13. 13, okei. 13, sa viskad selle vee sinna lakke ja osa sellest lõkkest, mis sinna lakke on tekkinud, juba kustub ära. Harujuku, sina oled ukse lahti sinna, kus Tamara on. Tamara on just üles ärganud, nühib oma silmi ja vaatab, et mis teil toimus siin? Tamara, see on mingi maagiline tuli. See ei ole sellepärast, et ma toidu põhja kõrvetasin. Ruttu, põgeneme aknast. Aknast! Ta jookseb siis üle toa ja hakkab akent lahti lukustama. Teised, mis te teete? Te olete just... Ole aega. Ma haaran Tamara niimoodi enda nagu kaissu ja siis niimoodi nagu Märuli filmis niimoodi hüppan läbi akna. Ma loodan, et seal on klaasid ees, et siis on nagu ägedam. Okei, kõigepealt siis strength check, sest sa grapple'id põhimõtteliselt teda. 12. 12, okei, see on piisav. Sa haarad ta kaenlasse ja hüppad läbi akna. Viska acrobatics. Disadvantage'iga, sul on keegi kaasas ka. Jah, tõsi. Nii. Kas 7 või... naturaalne 20. 7. 7, okei. Jäid oma näed 20-st ilma, aga sa hüppad välja, sa maandud täitsa okeilt, aga sa näed, et Tamara ja sa ise oled ka kriimustada saanud. Sa võtad 1 damage'i ja Tamara on ka kriimustatud, nii et arvesta, et ta on ka haiget saanud. Ta on mingi, oi! See pole midagi. Vähemalt sul pole enam su maja, aga sul on elu. Nii, teised 2, mis te teete? Te näete, et Eleri juba vaatab... Jah? Näed, teeme veel uus ämbetäis, ruttu, viskame. Viska uus dexterity siis ja kui sind aidatakse, siis jälle abiga. Samal ajal te näete, et Eleri hakkab ka uksest välja jooksma. Ma sain 16. 16. Järgmine ämbritäis läheb täpselt tulekoldesse ja tuli siis on kustutatud majas. Ma hõikan Elerile, ütlen, et koos on turvalisem, ära jookse. Eleri vaatab tagasi sinu poole. Ja Harujuku, viska sina perception nüüd, kus sa väljas oled. Jep. 18. 18. Sa vaatad õues ringi ja see kummaline torm kuidagi kõnetab sind. Ja samal ajal sa näed metsaveerel liikumist. Ma räägin tormiga pigem, see on palju huvitavam. Mind ei huvita, kes seal metsas on. Nii. Tere, torm. Sa kuuled ainult tormi tuulesahinat ja vihmapritsmeid, mis vastu su metallilist nägu pritsivad. Torm, miks sa tegid niimoodi? Meie võõrustaja maja. Jah, mis teised sees teevad? Ma arvan, mina vaatan, Osmokoi vaatab Trikstanile otsa ja küsib talt, et sina kui metsaelanik, kas sa tead, palju meil Koiduni aega on? Kas ma oskan seda? Viska nature. Mitte advantage'iga vist. Eks just, ma ei ole päris metsas. Võid advantage'id kasutada siin. Siis saab, ma ei tea, 18. Okei. Põhimõtteliselt te kõik saite long resti kätte, kui teil on vaja seda. Ja siis sa põhimõtteliselt saad aru, sa vaatad aknast välja, et peaks olema juba koidik. Aga kuna pilved ja torm on nii intensiivne, siis sealt ei paista lihtsalt päike läbi korralikult. Ei ole pime, aga õues on hämar. Nii et te disadvantage'it ei saa näiteks õues midagi tehes. Aga arvestage, et hämar on. Ja nüüd, kus sa vaatad aknast välja, Trikstan, siis sinagi näed metsaveere liikumist. Keda ma näen seal?
viska perception, et lähemalt vaadata, kas sa... kas ma saan oma metsaboonused ka? Ja, siinkohal sa saad. Hea, et ma siis ühe veeretasin. It's never mind. Aga ma samal ajal vastan Osmokaile, et tegelikult on juba koidik, kui sa hoolega vaatad. Aga mis seal metsa ääres liiguvad? Ma nüüd praegu ei silm neist seleta vist. Need relvad, mis meil siin olid, kas seal oli mõni vibu või amb või midagi sellist? Taavi, kas seal oli? Või ma ei tea, kes enda kätte võttis? Kas Mattias, sina ei võtnud enda kätte? Ei, meie kandsime Joosmo Kaiga pead. Ei, nüüd sellest lahingust siin. Keegi ei pannud kirja. Mul on kirjas terve hunnik relvi. No siis, I guess, võib-olla oli mingi short bow seal. Jaa, seal keegi ju tulistas meid küll minu arust. Te teate, et Eleril on short sword ja siis amb, väike amb. Et ilmselt, ma ei tea, kas te andsite relvad tagasi talle või mis? Jaa, ikka. Okei. Ja mul on ka longbow muideks, kui, ma ei tea, Osmo võiks teada, sest ütlen. Ja muide, ma ei tea, kui lähedal te olete Harujukule, aga tal on ka amb. Kuskilt sain selle, nii et ju see tuli kuskilt. Olgu, aga siinkohal siis te teate, et õues on mingisugused asjad liiguvad. Ja siis visake initiative. Olgu, te olete siin majas. Te olete umbes seal, kus te peaks olema. Enam-vähem. Me näeme, et Harujuku on hüpanud Tamaraga välja. Ja siis Trixtan Osmokai on sees koos Eleriga. Ja te näete, et kuskil väljas on mingisugused kollid. Aga tegelikult te näete isegi rohkem, sest nüüd Harujuku on väljas. Siis te näete seda ala ja seda ala ka. Nii. Te teate, et midagi on metsas. Kõigepealt käib Osmo. Osmo, mis sa teed, Osmo ka? Mis suunas metsas? Kas läänes või? Põhja pool pigem. Põhi ja ida. Põhi ja ida. Nii. Oota, ma mõõdan korra. Hullult hea, et siin on see mõõdupulk ka sees olemas, et tore, et siis Osmo Kai läheb ukse juurde. Ai, ma arvan, et ta nägi ju, et Harujuku läks sinna teise tuppa ja siis ta läheb pistab pea sealt ukse vahel. Te saate oma mehikesi liigutada ka või neid ikka? Jah, väga hea, super. Nii. Harujuku, Tamara, kus te olete? Sa saad dashida ka, kui sa tahad. Ma näen, et aken on katki, siis ma lippan akna juurde. Okei. Siis sa näed neid. Nad on seal just maandunud, vaatavad ringi. Mis juhtus, Harujuku? Harujuku tõmbab Tamara otsmikult ära mingit klaasikildu. Meiga on kõik korras. Keegi ründas teid läbi klaasi? See oli mina, aga kuula, Torm räägib. Muide, ja kuskil põõsastaval on ka mingid tegelased. Nii. Võib-olla sa tahad kontrollida seda? Ma hõikaks, kuna ma jätsin ukse lahti, ma hõikaks Trixtanile selle info edasi, et Trixtan, meid on vist varitsetud. Trixtan viska perception. Vaatame, kas sa kuuled ka seda, sest Torm on ja ta on teises ruumis. Kas metsaboonused ka rakenduvad? Ei. 15 saab siis. 15. Okei, sa kuule, mis ta ütleb. Okei, ma lihtsalt ütlen okei. Või mingi olgu. Nii. Seejärel te näete metsas jälle jooksmist. Kes need jooksevad? Nii, Trixtan.
sina, Trikstan, näed nüüd aknast mingisugust kuju jooksmas akna poole. Ja nüüd on Haru kord. Haru, mis sa teed? Haru mõtleb, et oi ei, piimut. Ta on ohus. Ma jookseks meie hobuse poole, aga kuna ma saan ainult 30 jalga joosta, siis ma jään niimoodi kuskil aia juures niimoodi seisma. Sa jätad Tamara sinna või? Jah. Okei. Seal on ohutu hetkel. No nii, siis kui sa seda oled teinud, see on su dash, jah? Kui sa nüüd mainid seda, siis ma tegelikult saan ju ikkagi joosta temani, sest et ma ei taha midagi otseselt muud teha. Nii et ma olen piimut. Ja sa saab piimutini joosta, jah? Täpselt, napilt. Jah. Piimut, kas sinuga on kõik korras? Nii. Kas oskad juba rääkida? Nüüd sa näed seda ala ka. Vau, ma näen, et mingid... Teised seda ei näe, jah. Mingid draakonilaadsed tegelased. Jah. Nüüd, kuna sa silmad neid paremini, siis sa näed jah, et te olete juba näinud neid olendeid. Need on need samad draaklased, kellega te olete juba võidelnud varem. Draaklased. Nii et jah, piimut on ilusti alles. Hängib seal aias ja tema juures on ka see tõld. Küll aga tõld tuleks rakendada hobuse selga, kui sa tahaks sellega ringi sõita. Meie roostetõld. Jaa, ma teen seda, sest et äkki me peame põgenema. Sa veel ei saa, kuna sa dashisid sinna. Jah, järgmine kord siis. Just. Nii, siis järgmine meil Trikstan. Ma ütlen ainult niimoodi, et Eleri kuuleks. Et vaata lõuna poole ka, kas sealt ka keegi tuleb. Ja siis väljapääsud on uksed, eks ju, need sinised on aknad, jah? Sinised on aknad, jah. Pruunid on uksed. Siis ma kasutan oma supervõimet esimese käigu jooksul hästi kiiresti liikuda. Ma peaksin kokku saama dashiga 90 feet'i. 95 on mitu tõuti. Ehk siis seda mõõduriista kasutades ma näen, et ma jõuan ilusti selle esimese tüübini, kes ma ajale kõige lähemal on. Nagu aknast läbi või? Ei, läbi ukse ja siis läheb veel temani ka. Läbi ukse ja siis temani. Okei, 15 kokku feet'i. 9. Ja, jõuab küll kusjuures. Jõuab küll, jah. Aga siis mul on see küsimus, et ma jõuaksin temani, ma saan sellest aru. Aga vaat seal maja nurgal on mingid puhmad. Et kui, ma ei tea, kui substantsiaalsed need on, kas need kataksid, ma saaks nagu peitu minna sinna sisse? Sinna saab peitu minna ja kui sa jooksed üle läbi põõsaste, siis see on kaks ruutu. Okei. Selge pilt. Aga siis, millised kohad on varjulised seal? On midagi üldse? No, need suuremad puud, igal puul on tüvi. Aia taha saab peitu minna. Aga nagu, muud midagi selles mõttes. Okei, kas ma panen suht amokki lihtsalt sellele tüübile? Trikstan ära unusta, et sa oled ka elve, ehk siis sa saad isegi kerge varju korral ennast ära peita täiesti. Ma jah, tuletan meelde. Ma panen nüüd amokki. Ja siis täie hooga põrutan selle vennikeseni ja siis virutan talle oma relvaga, viruta, milleks on simitar +1 paarisaade mõõk. Kas 13 tabab teda? Kohe ütlen. Jah, tabab küll. Ta saab tervelt 6 viga. Okei. Kahjuks jah, läks pahasti. Aga nüüd tuleb teine võimalus lüüa. Ja see tuleb 24 tabab teda. Jah. See on 8 + 1 D8.
8 + 4, 12. 12 tämmi juurde veel või? jaa. Okei. See on siis 6 pluss 12, okei. Kuidas sa ta tapad? Ja sa võid liigutada ennast mapis ka tema juurde. Jah, okei, aitäh. Väga efektiivselt lihtsalt tuima näoga, see on viimane löök käis siis selle Egori pistu taga. Lihtsalt talle põrri. Okei. Sa siis jooksed läbi maja, uks käib lahti, Harujuku näeb ainult ust ja mingi tudukogu, kes jookseb sealt uksest välja. Sa jooksed sinna Draaklase juurde ja virutad talle siis selle mõõgaga näkku. Draaklane sureb ja teda enam ei ole. Boom, sina jääd alles. Ja Draaklane, enne kui ta sureb, üritab sulle ja ta juba surnud. Ta ei suuda isegi mingit karjet häält välja anda, kui ta ongi mõõk kõris. Sa rebid siis oma mõõga sealt ta kõrist välja ning seejärel näeb sind järgmine Draaklane. Nii. Äkki nad olid tuletõrjujad? Muidugi. Ta kõnnib sulle lähemale. Nii. Ja vaatab sind kurjade silmadega, sa näed, kuidas ta silmad hakkavad hõõguma ja mingisugune välk ta suu ümber hakkab kogunema. Ja ta sülitab sinu poole ning te dexterity saving throw. 22. 22. Üks moment. Mis on siis? Sa saad 3 damage'it, lightning damage'it. Ma teen reactionina absorb elements. Okei. Ühesõnaga ta siis purskab sükest sinakat välku välja enda suust sinu poole. Sa saad küll pihta, põikled osaliselt ära, aga see energia siis imbub sinusse. Nii et nii ongi. Järgmine siis asi on see, et keegi liigub siit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tema dashib 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siia 2, 3, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Nii. Ja tema läheb kuhugi siia. Nii. Ja Eleri siis lõpuks kõnnib siia akna juurde, vaatab aknast ja uksest ja ta hõikab midagi. Vaatame, kas see, mis ta hõikab, te kuulete ka. Jap, te kuulete, et Eleri hõikab kuskilt maja sees teisest toast. Et ja ma näen 2. Ning ta võtab välja oma ammu ja ukse vahelt üritab lasta siis seda ühte nendest draaklastest, keda ta näeb. Vaatame, kas ta pihta saab. Ta laseb ammuga, siis läheb mööda ja siis draaklane jookseb edasi tema poole. Nüüd on jällegi Osmogai kord, kuid ennem kui Osmogai sa midagi teed, te kõik näete seal pilvedes mingisugust varju. See tundub kui mingisugune lohe, mingisugune tiivuline pika sabaga ja tema ümber on siukesed välgulised sihvakad. Nii et Osmogai sinu kord. Hüva, ma vaatan, et ma kuulsin Eleri hõikamist, ma ütlen Tamarale, et mine peida ennast põõsastesse. Okei. Ja samal ajal ise siia jõuan.
dashides Mhm. ja siis ma vaatan, et ma saan nii, ja siis ma võtan lihtsalt relva välja, olen valmis võitlema, kui keegi peaks ronima mulle ette. Olgu. Ja sa siis Ma kaitsen Elerit ka põhimõtteliselt. sa valmistud siis koos Eleriga võitlema, mis iganes kollid tulevad. Jaa, sest uks on lahti enne. Nagu ja uks on lahti Irvakil niimoodi. Ta lasi välja ja natuke tõmbas koomale jälle. Aga kas ma saan olla umbes niimoodi, et ma oleks väike üllatus, et kui keegi teeb ukse lahti, siis... Sa pead teise nurka minema siis või Eleriga kohad vahetama. Eks sa ise vali. Ei, ma jään ikka sinna, kus ma olen. Kõik on hästi. Okei. Siis on Haru Juku kord. Haru, mis sa teed? Haru kasutaks kogu selle korra ära selleks, et siis hobune rakendada tõlla külge ja ideaalis tahaks ka nagu hüpata sinna juhtima seda. Okei, viska animal handling. Jep. See on 8. 8. Kuna on torm, siis piimud ei taha väga hästi koostööd teha. Ta tunnetab ka ohtu enda ümber ja näeb, et mingisugune lahing hakkab siin ümber käima. Nii et ta ei taha sinuga väga koostööd teha ja sa praktiliselt ei saa talle korralikult rakmeid selga ja selle korraga sa ei saa teda tõlla ette. Ära muretse, piimut. Sa ei pea tegema mitte midagi, mida sa ei soovi teha. Me võime oodata ka. Õige. Ja siis, kui see oli Haru Juku kord, sa saad veel liikuda, kui sa näed, et see failis. Sul on veel... ma olen piimuti juures, ma mudin ta õlgu ja nagu ütlen, et sa saad hakkama. Sa saad järgmine kord hakkama. Väga hea. Nii, siis kui Haru on käinud, Trix, sa tõmbasid oma verise täägeri siis just draaklase kõrist välja ja sa näed seda tüüpi, kes sind just välguga lasi. Mis sa teed? Tuletage nüüd mulle meelde, kuidas see oligi, et kui ma castin spelli, siis see on nagu põhimõtteliselt action, eks ju? Jah. Ehk siis ma siis rünnata ei saa. Kui see spell on mingi siuke, et rünnates aktiveerub, siis saad. Okei. Ma ei taha siis laristada ära seda välku, mis ma just endasse imesin. Ja siis ma tõttan, aga mitte dashides sellele tüübile juurde. Ja ma siis üritaks talle mõõgaga pihta saada. No, ürita. Paarisade mõõk. 21, mitte naturaalne loomulikult. Mitte naturaalne 21 saab loomulikult pihta. Kas sa lased ka välgu, mis sa imesid endasse tema pihta? Kõigepealt ta saab 11 ja siis tuleb otsa veel 1 D6. Mis on 6? 6, okei. Sa jooksed siis selle tüübi juurde ja kuidas sa ta tapad? Ma tapan teda sarnaselt eelmise tüübiga, aga nüüd ma ka samal ajal vaatan ringi, kes põõsastes on keegi, kes näeb seda, et otsida pilku. Okei, kuna niimoodi ma teen teiega. Kuna sul tehniliselt on bonus action alles, on ju, siis ma luban sul teha, viska perception veel, siis sa näed ka seda, et mis ümber toimub. Sa siis jooksed tema juurde ja selle sama välguga lükkad selle vaarisade mõõgada kõrist läbi ja tõmbad välja. Tal pea kukub peaaegu otsast ära ja teda enam ei ole. Perceptioniks tuli naturaalne 24. Naturaalne 24, okei, oota. Kuidas ma tahan sul kätt... Nii. Mis täringut sina veeretad? Täpselt. Te näete ju, TNT Beyondis on näha neid. Nii, naturaalne 24. Su pilk on nii hea ja sa metsaga nii hästi kooskõlas, et ma kustutan viimase varju ka mäpilt ära ja kogu ala on teil nähta nüüd. Te näete, et, või noh, pigem Trikstan näeb, et maja ees on veel 3 draaklast ja muidugi sa paned ka tähele, et mingi asi lendab seal üleval. Nii. Siis
see on kõik, mis sa teed, on ju, sul ei ole rohkem movement'i ega midagi. Jep. nii, oota, see tüüp suri ka ära. Niisiis. Üks asi, kui tohib, see tüübini läks mingi 25 feet. Ma tahaks 10 jalga liikuda majale läheb. Ja, saad. Lase käia. Liigu. Niisiis. See on siis... selle peale, kui nad... Tegelikult nad ei kuulnud, see lõi kõdi. Nad ei kuulnud. Seega, see tüüp jookseb sisse. Ta karjub midagi teistele tüüpidele. Nii, Osmo Kai, kas sa hoidsid oma actionit, et lüüa või? Ma actioniga dashisin tegelikult. Siis sa ei saa lüüa praegu. Aga ta jookseb sisse, ta vaatab, et oih, 2 tüüpi on seal ja üritab äsada praegu Elerile. Nii, vaatame, kas ta pihta saab. See on... Jep, saab pihta ja ta teeb... Nii, ta torkab oma odaga siis Elerile sisse. See läheb, armor kaitseb enamus ära Eleril, aga sa näed, et ta saab ilmtingimata haiget ja ta jääb sinna, karjudes teistele oma hõimukaaslastele siis mingis keeles. Ja selle peale see tüüp jookseb 1, 2, 3, jõuab siia maja nurga peale. Tema jookseb siis maja nurga peale, võtab taskust mingi asja. Te väga hästi ei näe, mida ta teeb, aga järsku te kuulete mingit... Ja selle peale... See tüüp ei liigu üldse. Selle peale... Teised tüübid jäävad praegu seisma. 1, 2, 3, 4... Teed, see tüüp tässib siia ukse juurde. Ja selle peale siis... Te näete, et see suur kuju, mis lendas, lendab siit. Ta on tegelikult palju suurem. Lendab siit sisse poole. Ja ta on kuskil 20 jalga õhus praegu ja ta lendab selle maja poole. Ja... On lurjus, noh. Kas ta on tunda, et ta tuli selle pasuna hüüde peale? Tundub nii, aga... Jah, sa võid selle connectioni teha nii-öelda. See järel siis on Eleri kord. Ta kiirelt võtab oma short swordi välja ja siis üritab virutada sellele draaklasele selga. See saab pihta. Ja teeb tämmi ka. Nii, ta siis on odaga sisse saanud, võtab kiiresti selja tagant shortsoodi ja lööb seda draaklast vastu külge, see läheb draaklase armorist läbi ning on näha vered. Draaklane karjub mingis keeles, te aru ei saa. Ning siis see Wyvern maabub siia. Ning te näete nüüd, et selle seljas oli mingisugune tegelane, kes ronib ta pealt maha nüüd. Ja nüüd on Osmo Kaigored. Hüva, kas see välisuks käib sisse või väljapoole lahti? See käib sissepoole lahti. Hüva, siis ma tahaks teha niimoodi, et ma tahaks ilusa tantsiskleval sammu ja löögiga lüüa selle, ma liigutan seda kaardi peal, selle pahalase siia poole, ise siia, surudes õlaga ukse kinni, et lööks vastast samal ajal. Okei. Kas see on vastuvõetav? Tee strength check. Ei, muidugi, jah, ikka.
Mittenaturaalne 20. okei, sa lükkad õlaga vastu seda teist nurka ja surud ukse kinni samal ajal. Ja sa saad teha mis iganes lööki või mis sa tahtsid teha nüüd. Jee! Ma lõikaks teda oma ilusa haldja longswordiga. Lõika teda. Naturaalne 1. Naturaalne 1. Sa üritad teda lüüa oma mõõgaga, aga kuna seal on suhteliselt kitsas nüüd, siis sa lööd kastidesse ja su mõõk jääb sinna kastidesse kinni praegu. Nii et ülejäänud aeg sa kisud seda sealt kastidest välja ja järgmine round sul on mõõk tagasi, aga see round enam sa midagi teha ei saa. Kui sa just oma mõõka sinna ei jäta. Ma jätaks mõõga sinna ja boonustegevusega teeksin. Haaraksin sellest ühest paberilehekesest kinni, mis mu krae vahel on ja see läheks hõõguma ja ma panen endale usu kilbi peale, mis tõstab mu AC-d 2 võrra. Okei. Su mõõk jääb siis kastidesse ja siuke kuma käib sust üle ja sa kaitstud rohkem, kui sa olid ennem. Niisiis. Ja, armor class on 22. Super. Väga hea. Niisiis, järgmine on meil Haru. Mis sa teed? Haru nüüd proovib piimuti rakendada ja hakata temaga sõitma koos tõllaga. Okei, viska animal handling uuesti. Jep. See on 17 seekord. 17, jah. Sa saad piimuti rakendada tõlla taha ja hüpata tõlla peale. Joo. Kui ma saaks tõlla nagu nüüd sõitma ka, siis ma teeks niimoodi, et ma sõidaks otse Trikstani suunas ja hüüan talle, et hüppa peale. Okei, sa sõidad otse Trikstani suunas. Oota, 1, 2, 3, 4, 5. Sa jõuad nii kaugele. Ma tulen! Ma siis vastu torisen, oleks siis kuskile hüpata. Nii, ja see ongi Haru. See on kõik, mis sa teha saad. Nüüd on Triksi kord. Alustuseks Triks, seda nurgapealset tüüpi ma näen, eks, kas ma nurgas jääb? Ja, sa vaevalt nägid teda. Praegu ta on nurga taga. Sa teda lüüa ei saa. Aga ma näen teda. Hetkel ei näe. Okay. Sa nägid, kuidas ta liikus sinna. Siis ma liigun nii palju edasi, et ma näeks teda. No vaata, kui palju sa pead liikuma. Kas mingi nii või? Üks moment. Ja sealt sa juba näed teda. Siis ma selle peale sa oled mu saak. Okei, sa näed teda. Ei, sa ei näe teda ära. See on Hunter's Mark. Hunter's Markid ära ta. Nii. Ja siis liigun ülejäänud liikumise, nii palju kui mul järele on, liigun tema suunas lihtsalt kindlal sammul. Palju see tuleb, siis mingi 20 feet'i veel. Need kivid ei sega. Kivid on 2 ruutu praktiliselt. Siis ma lähen siia kõrvale. Okei. Triks tegi ära. Nüüd see tüüp, kes teiega seal koos on, ta hingab tugevalt sisse ja laseb teid mõlemaid, Osmo, Kai ja Elleri. Tehke dexterity saving throw. Kas ma ei anna huvitav Ellerile eelist, sest ta on minu selja taga peidus? Selles hetkes mitte. Hüva, minu tulemus on kokku 8. 8, okei. Üks moment. Nii. Ja nii palju erinevaid tääbe on mul lahti. Nii. Okei. Sina said 8 või? Jep. Nii, sa saad 7 elektrihaiget ja Elleri saab 4 või? Ei, 3. Nii.
ilge sähvatus käib toas läbi ja siis te mõlemad saate lihtsalt surakat, sest ja peale surakat te näete lihtsalt, kuidas ta lõug sätendab elektrist. See on siis tema kord. Nii, järgmine on meil see tüüp. Ta astub siit välja ja ta Trikstan, dexterity saving throw, sama asi. Hingab sisse ja hakkab laskma sind. 13. 13. Sa saad 3 lightning damage'it. Hüppad napilt eest ära, aga saad siiski natuke pihta ja 3 elektrihaiget saad. Nii. Ta astub selle sammu tagasi siia ja ütleb midagi draaklaste keeles teistele. See tüüp tuleb nüüd siia ukse juurde ja hakkab ust lööma. Osmo Kai, viska mulle dexterity saving throw. Dexterity. Ei, sorry, see strength. Kokku 17. Ei, saving throw. Jah. See oligi, see oli isegi, jah. Nii, see on 17. Jep. Ta lööb ühe korda, puff, sa natuke liigud ja teist korda, puff, ta lükkab sinu siia taha poole ja astub ise siia sisse. Või ta jääb siia pigem ukse ette. Ja see oli tema round. Ja ta haarab oma sellest odast korralikult kinni ja ütleb midagi draaklaste keeles. Kaks sakkaraja! Ma joonistasin selle ukse ka sinna, et eks üks tüüp on ukse taga peidus. Jah, just väga hea, super. Nii. Nüüd Eleri vaatab seda uut tüüpi ja üritab teda lüüa. Nii, Eleri lööb teda. Ai, vale asi. Nii. Sellega. Naturaalne 1. ta mõõk jääb sinna ukse hingede vahele ja siis ta üritab seda välja kangutada ja see round ei tee rohkem midagi. Aga jah, see on see, mis ta teeb nüüd. Nii, siis te näete, et see tüüp kõnnib 1, 2, 3, 4, 5, 6, saate 6 kõnnida või rohkem. Jah, ta kõnnib siia tegelikult. Ja mis ta teeb? Üks moment. Ta tegelikult ei tee rohkem midagi. Ta valmistub, et kui tema juurde tullakse, siis ta on valmis ründama. Nii. Ja siis viimane asi on see, et see Wyvern lendab kuhugi eemale ära. Ta läheb taevastesse üles. Ta oli nagu takso. Vähemalt hetkel paistab nii. Ning järgmine ongi Osmo Kai korred. Kuidas selle mõõgaga nüüd on? Kas ma saaks selle mugavalt kätte või on mul sellega mingi probleem? No su action läheb ära, kui sa nüüd selle krabad. Ahaa. Siin toas on lihtsalt mõõgad igal pool asjades kinni, eks ole. Ja ukse vahel on üks mõõk ja kastide vahel on teine mõõk ja hüva, ma prooviks teha midagi sellist, et nii, lihtsalt sa saad öelda, kas see on mõeldav või mitte mõeldav. Et ma teeks siukse liigutuse, et nagu keerutaks sinna noaga ja ma tahaks lüüa sellele draaklasele number 3 noa kuskile rindu ja suruda ta vasta ust niimoodi, et ukse uuesti kinni, et see draaklane number 5 lendaks välja. Okei, nii siis. Kõigepealt veedeta dexterity. Ei. Lihtsalt dexterity. Oota, ma mõtlen. Ja, acrobatics. Veedeta acrobatics. Mitte atleetika. Acrobatics. 16. Nii, nüüd veedeta pihta saamine.
Yippee! 14. okei, see saab pihta. Ja nüüd veereta strength. 5. Nii, oota üks moment. Vaatame, kas... Oh no. Nii, okei. Veereta siis oma damage. Ja mis juhtub on see, et sa tõesti teed selle liigutuse. Sa lööd talle sisse selle mõõgaga. Palju ta haiget saab? 6 piercing viga. Okei. Nii. Sa üritad teda suruda siis koos uksega kinni, kuid ta on liiga tugev praegu sinu jaoks. Sa jääd kuhugi siia, tema jääb sinna. Ta puikleb vastu sulle, ta saab küll haiget. Sa surud oma mõõga ta rindu küll, kuid ta jääb ikka sinna seisma. Aga sa näed, et sa teed päris korralikult haiget talle. Äge. Kas mul on teoreetiliselt bonus action alles? Mis sa sellega teha tahad, oleneb sellest? Headbuttida teda. Okei, ma luban. Nagu unarmed strike point. Jah. Mul on nagu 2 weapon fighting peaks teoreetiliselt olemas olema, aga ma ei ole kindel, kuidas see nagu... Su pea on su teine relv. No löö teda peaga, vaatame, mis juhtub. Nii. 17, et pihta saada. 17 pihta saada, sa saab pihta, jah? Ja 3 bludgeoning damage'it. 3 bludgeoning damage'it, okei. Oota üks moment. Jep. Päris kõva pea. Nii. See on kõrbeelvide värk. Liivaelvide. Ja kuidas sa tapad ta niimoodi? Ma löön, Osmogai lööb oma otsmiku sinna noa vasta nuga ja see läheb tal südamesse sellele draaklasele. Okei, sa lööd oma otsmikuga vastu seda nuga edasi ja siis ta kukub surnult maha. Ma arvan, et ma pillun talle mingi elvikeelse sükse vanduva fraasi ka. Okei, ta on väga solvatud, kui ta hukkub. Jee! Nii, ja siis Osmogai on oma asjad teinud. Harujuku, mis sa soovid teha? Harujuku soovib endiselt Trikstani juurde sõita, nii et Trikstan saaks tõlla peale tulla. Ja kui ma dashin, siis mu enda liikumine oleks 60 jalga, ma jõuaks Trikstanini. Ma ei tea, kuidas tõllaga on. Tõllaga sa jõuad küll temani. Ja kui sa tahad edasi minna kuhugi, siis sa jõuad seda ka. Jaa, ma tahaks, ma juba siis näen ka, et seal nurga peal on mingid 2 draaklast, et ma tahaks neist üle sõita. Okei, see on su plaan. Kõigepealt on siis niimoodi, kas sa tõmbad Trikstani kuidagi üles ka või Trikstan peab ise peale hüppama? Peab ise peale hüppama. No okei, kuna teie raundid on järjest, siis Triks, kas sa kasutad oma raundi, et hüpata tõlle peale? Triksil ei ole sellist plaani. Ta pigem ütleb, kui ta jõuab sinna kõrvale, siis kasutab häält teavitada teda. Sa pane edasi! Jaa, küll. Nii, okei, sa paned edasi ja sa üritad üle sõita neist. Jah. Okei, ma kujutan ette... Nii, sina lihtsalt sõidad nende poole. Jah. Ja nemad peavad veeretama siis dexterity saving throw, et eest ära hüpata. Nii, siis teeme nii. Kas Trikstan oli praegu niimoodi, et Harujuku on nagu mingi hüppa peale? Triks on mingi... Pole vaja. Jah, põhimõtteliselt. Okei, siis sa jooksed üle neist. See, kellel on Hunters Mark peal, hüppab eemale. Sa jõuad kuhugi siia. See teine tüüp, kes tuli selle Viverniga, jääb natuke sinna alla. Ja ta saab korralikult müksida. See on siis nii palju tämmi. Palju tal üldse elusid on? Okei. Harujuku on MVP koos piimutiga. Järgmine käik ma tagurdan. Sul on hoog sees praegu, arvesta. Jaa, hoog on sees. Nii. Sa oled nüüd nende keskel. Vot niimoodi ma mõtlesin. Ja siis sa oled nende keskel. 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 Ja siis sa oled nende keskel
sa nende keskel , sa sõitsid üle , üks hüppas eest ära , teine jäi su rataste vahele ja sa näed , sa nagu tõukad ta praktiliselt seal tõllaga niimoodi eemale , ta isegi tegelikult kukub siia . ta kukub pikali , esiteks , ja sa näed , et see lõi tal põhimõtteliselt nagu hinge välja . niisiis , aga sina jääd praegu siia , kaugemale sa minna ei saa . ning mul on hoog sees , eks ole , et nagu . Jah. sul on hoog sees . järgmine on Trix . ja kõigepealt ma võtaksin oma pika vibu ja laseksin seda vennikest , kes siin nurga peal on . kas 13 on teda tabav löök ? milline , see Hunters Markiga või ? T4 ja see Hunter-Mark . okei . see tabab jah , aga sa pead liikuma , sul ei ole line of sight'i praegu . okei , muidugi vastavalt liigun , et oleks näha . no siis liiguta ennast . muidu me ei tea . siia . väga hea , nüüd sul on line of sight . nii , palju sa tämmi teed talle ? 12 pluss Hunter-Mark oli vist T6 juurde . kuhu sa lased , et ta sureb ? Never mind . siis ma lasen teda silmade vahele . silmade vahele . okei . Harujukku , sina näed , et järsku midagi vihiseb sust mööda ja näed , kuidas see draaklane sinu kõrval kukub lihtsalt maha , nool kahe silma vahel . see puu , millele ma lilla ringi ümber tegin , kas Jah. seal all on hämar ? jaa , sinna sa saad täitsa ära kaduda , kui sa soovid . jah , et ma siis kaon sinna ära . okei , jookse sinna , kao . kadusin . nii , see on kõik , mis sa teed , jah ? Bonus action'ina ja no tegelikult on seda äärmine kõik , et jah , siis on põhimõtteliselt kõik . okei , niisiis , nüüd see draaklane näeb , et sa tapsid ta sõbra ära . ja Ja- haihtusin . mis ? ja haihtusin . sina jah , aga ta vaatab nüüd see D5 draaklane , vaatab Osmogaid ja Ellerit ja otsustab lahkuda siit praegu siia nurga taha . Elleri saab opportunity attack'i sellest , mis ta siis võtab ka , aga tal ei ole mõõka praegu , seega ta teeb unarmed attack'i , ta üritab jalga ette panna talle . nii , ta saab pihta ja siis ta lööb teda , aga see väga ei takista teda , ta lööb jalaga teda , aga midagi väga ei juhtu . ta saab küll peksa , aga liigub edasi . nii , järgmine on Elleri , kes selle peale nähes , et ta lõi teda , tõmbab oma mõõga lõpuks välja ja jookseb järgi talle ning üritab uuesti äsada teda oma mõõgaga seekord . What ? naturaalne üks jälle . ta üritab lüüa , draaklane kuidagi pöörab niimoodi , et see mõõk lendab vastu seina ja ta käest ära . ja Elleri on kohkunud sellest , kasutab bonus action'iga ja bonus action'it , et astuda välja sellest võitlusest ning mis oli 1, 2, 3 tuleb majja tagasi ja natuke väriseb seal omaette . nii , järgmine on meil siis see tüüp . sa oled just tõllaga ta alla ajanud , ta pöörab ümber , tõuseb püsti ja siis karjub ja mingi hull siuke käib . viska , oota . viska dexterity saving throw , Harujuku . jep . see on naturaalne 20 , kokku 21 . okei . sa näed siukest hullu kogu energiat sinu poole tulemas , siukest elektrilist . piimut saab sellega pihta , sina hüppad , kas sa hüppad tõlla pealt maha või üritad tõlla peale jääda ?
Ma üritan tõlla peale jääda ikka. okei, Dex saving throw siis. Okei. See on nüüd 14. 14. 14, et tõlla peale jääda. okei, sa jääd tõlla peale. Piimut saab sisse. Üks moment. Mis on D6? okei. Nii. Oi. Sina, Harujuku, enamus energiat lendab sinust mööda, kuid sa saad siiski 13 haiget. Sähvatab üle sinu ja Piimut on minu teada surnud. Või Mida? vähemalt pikali. Ei! Üks moment, ma tšekin üle. Jep. Jah, Piimut kärsa haisu tuleb, ta lakk on põlenud ja ta lihtsalt kukub seal tõlla ees kokku. Joosep. Aga Animals were harmed. ta ei ole nagu instantly surnud veel. Nii et arvestage. Tiigleb ka veel. Vau, Joosep. Ei, mina ei tee midagi. See oli see tüüp. Niisiis, see on see, mis ta teeb ja siis ta võtab 1, 2, 3 sammu siia. Ja selle järgi, kuna ta karjus, jõuab talle Vaeven siia lähedale. Nii ta Vaeven otseselt vastaseid ei näe. Ta näeb seda tõlda. Ta maandub, see Vaeven, ja ta üritab seda tõlda lüüa. Nüüd ta hammustab seda tõlda kõigepealt. Harujuku, kuna sina seal oled, siis dexterity saving throw, et ta sind kogemata ei hammustaks tõlla asemel, sest ta tegelikult sihib seda, kes iganes seal tõlla peal on. No see ei olnud nii hea. 6. okei. Mis su AC on? 13. 13. okei, ta küll sihib sind, aga ta ikkagi hammustab tüllast mingisuguse reilingu küljest ära. Ja siis ta üritab käpaga lüüa või küünistega lüüa sind. Veereta uuesti dexterity saving throw. Naturaalne 1. okei, ja mis su AC oli? 13. 13. Sellega ta saab sulle pihta. See on siis 15 piercing damage'it. Harujuku on surnud. Kas sa oled nagu surnud või pikali? Ei, pikali. See võttis mind ikka miinustesse, aga mitte liiga palju. okei. Seega Harujuku koos tõllaga, praegu tõld on katki, Piimut on pikali, kärssab ja Harujuku kukkus just tõlla pealt maha. Nii et see on kõik, mis see Vaeven teeb. Nüüd on Osmogai kord. Kas ma jäin vahelt ära äkki või? Ei, Trix on peale Haru. Haru lihtsalt tegeles suremisega praegu. See Jaa. on minu kord. See on ikka Vaeveni kord. Nii. Suht keeruline olukord. Ma arvan, et ma kuulsin Piimuti piinlevat hirnatust. Kindlasti kuulsid. Joosep otsustas Piimuti ära tappa külmavereliselt. Et ma arvan, et Osmogai reageerib sellele kõige esimesena. Piimut ei olnud fännide lemmik. See oli Joosep lemmik. Ma arvan, et Osmogai võtab oma mõõga. Ma võin kuulutada selle oma action'i ära, kui ma tahan, on ju. Oli action eest, on ju? Jaa, see on action, jah. Hüva, ja siis
siis ma liigun . Miks 1 kõik- 2 Miks kõik meie loomad surevad? 4 5 võib-olla siin Seitse. tasub iseendale silma vaadata peeglist . ja siin olles ma näen , et Harujukk on ka kuskil nagu pooleldi surnud kuskil maas või ? jah , ta kukkus just õllalt alla . Nunno . Harujuku leek tema ahikõhus on hääbumas . see ei ole üldse positiivne . ma saaksin teha sellise asja . oi , võib-olla ma peaksin tegema Sanctuary . kas ma näen , et see Vivern , kes siin on , see on päris õudne , kas , mis ta nagu teeb pärast seda , kui ta on hammustanud tõlda ? ta maabus , noh , see tõld natuke liikus , see võib-olla edasi veel , aga tema jäi kohale , paigale . ta nagu vaatab ringi , et mis toimub ja paistab , et ta üritab kaitsta seda tüüpi , kes ta seljas lendas just . ahah , okei . no mul nendel Shield of Faith peal , Sanctuary on . okei , ma arvan , et see on kõik , mis ma teen . ma võib-olla , mis ma bonus action'i eest teeks , oleks lihtsalt teeks siukse provokatiivse keerleva tantsuliigutuse ja kõik . no olgu , sa õrritad neid . ja selle peale on Haru , sinu kord , Death Saving Throw siis . nii , Triks , pane valmis ennast . veeretan 20-st jah , 18 . Success siis . jep , üks on korras siis . Trikstan , mis sa teed ? ja bonus action'ina ma võtan selle Hunter's Marki ja kannan üle sellele beesile , draaklasele vist , mis nende pealik on . siis ma astun siit põõsast välja . ja proovin tabada seda vennikest longbow'ga . kas 12 tabab teda ? üks moment . sa lased teda ja siis sa näed , kuidas ta lihtsalt võtab oma longswordi korraks tupest välja ja see nool läheb vastu seda mõõka ja põrkab minema . okei . ta paneb aeglaselt mõõga tagasi . selle peale ma lihtsalt astun siia kõrvalpuu alla ja kaon . okei , sa kaod . selle peale jookseb see 1 2 3 4 5 6 . ta siia ei jõua . 1 2 3 4 5 6 . okei , ta jõuab siia napilt . Osmogai juurde . Osmogai , sinu selja taha tuli tüüp . Ah? kas ta ei olnud põgenemas just või ? ta põgenes uksest välja , aga nüüd nähes , mis probleem toimub , miks siin nii palju verd on järsku ? mina ei tea , mis siin toimub , siis sinu kätetöö . siis ta üritab sind oma odaga torgata . kas sulle saab pihta Ei. 11 ? üldse mitte . 11 , okei , ta torkab mööda , siis ta ütleb kassa ja rohkem ta ei tee midagi , ta jääb sinna . Eleri nähes , mis see tegi , tuleb siit uksest välja . sa panete tähele , et ta on üsnagi paanikas , võtab oma ammu välja , üritab lasta . vaatame , mis ta teeb . naturaalne 1 jälle või ? see teeb siukest asja , et ta saab pihta . nii , vaatame , palju ta tämmi ka teeb . see on siis see .
ja siis need ka juurde. Ta värisevate kätega sealt ukse avast laseb seda oma viimase boldi siis selle traaklase peale ja see lendab talle otse kuklasse. Sa korra arvad, et see traaklane just hakkab virutama oma odaga, aga ta lihtsalt vajub su kõrvale kokku lihtsalt. Ja teda enam ei ole. Selle peale Eleri vaatab seda Vaiveni ja jookseb tagasi tuppa. Ma hõikan, et sihtige pealikku. Ta siis, see sama pealik paistab, kes iganes ta on, vaatab teid, tervet seda platsi, vaatab, et ta viimane kaaslane sai surma, hüppab Vaiveni selga ja nad lendavad Vaiveniga minema. Selle peale, kui ta tõuseb õhku, ta karjub teile veel hästi kurjasti. Karjub teile siukest asja. Tõuseb vaikselt niimoodi tiibadega üles ning karjub Bronx Pixetorum on Aradorile saabumas. Te näete samal ajal, kui ta karjub, mingisugune talisman ta kaelas siis hõõgub ning ta lendab koos siis selle Vaiveniga kaugemale ja kaugemale. Kas ütleme, et palju ta lendab? Kas ta jõuab lennata 60 jalga ennem, kui on minu korda? Nii, ma kohe ütlen, mitu jalga ta lendab. Ta jõuab lennata 80 jalga ennem, kui on sinu kord. Ja tegelikult Vaiven dashib. Vaiven dashib ka. Okay. Sellepärast, et kõik, mis see ronis selga ja Vaiven dashib minema. Nii et te olete seal nüüd vihmases, tormises, verisel platsil ja teie ees on suhteliselt kurb vaatepilt. Aga siinkohal me teeme väikese pausi ja näeme juba mõne hetke pärast. Ossa püha pask. Hei, mina on Joosep ja ma räägin teile natuke, mis keldrilohedes toimub. Nagu te võib-olla teate, meil on Discord. Discordis saate suhelda üksteisega ja ka meiega ning postitada igasuguseid pilte ja miime ja muid totrusi, mis teile pähe tuleb, kui te meie D&D-kraami vaatate. Lisaks sellele kogu see süsteem võtab siin väga palju aega ja vaeva ning kui te tahate seda toetada, et neid osi ikka veel tuleks, siis meil on Patreon. Kõik Patreoni rändajad saavad oma nime video lõppu kirja ning näha ka Discordis toetajate sisu. Kangelased saavad näiteks näha ka kõiki episoode varem kui kõik teised. Ülemvõlurid saavad aga luua ise originaalse tegelase Aradori, olgu siis see klaasis sepas goblin või uhke laevaga võlur. Ja siis seiklejad võivad neid kohata maailmas. Suur tänu kõigile, kes on meid juba vaadanud, kaasa elanud, kirjutanud meile kommentaare nii Discordis kui YouTube'is ja näeme juba keldris. No nii, lahing on nüüd läbi ja vihma sajab. Suhteliselt verine pilt on teie ees. Harujuku on pikali maas, piimut on seal samas kõrval, käresanud lakaga, tõld on katkine, ilmselt saab selle suht kergesti terveks, aga siiski katkine ja Eleri väriseb kuskil maja sees. Tamara on kadunud hetkel, viimane asi, mis nägite, siis öeldi talle, et mingu põõsasse ja mõned raaklase laibad lihtsalt vedelevad ringi. Mis te teete? Kas piimut on surnud? Viska seesamune medicine. Hea meelega. 18. 18. Sa saad aru, et ta vaagub hinge. Ma siis proovin seda teha talle võimalikult helgeks, et ma võtan õrnalt ümber ta pea ja silitan ta koonu ja sosistan liivaelvi keeles talle mingisugust unelaulu. Ta vaikselt paneb silmad kinni ja
lahkub meie seast. ta langetab pea. Harujuku, sa viska teine saving throw. see on 9 läbikukkumine. Nii. Näete, Piimut on verelaigus selles samas kõrval Harujuku leek aina võbeleb niimoodi ja jääb aina väiksemaks. Ja siis Trikstan ja Osmogai. Mis teil Osmo. nüüd on? Kas sa oskad midagi Harujuku jaoks teha ka? Ma saaksin ta sisemise leegi jälle vist läita, aga ma pean oma laulu lõpuni laulma. aga kas peab? Kas peab mida? No, see on nagu, ma saaks ta tervendada, aga ma ei tea, kas ma... No ma pean laulu ennem lõpuni laulma. sa jätkad oma laulu laulmist ja siis Harujuku ma arvan, et üks käik läheb veel. viska uus death saving Ma throw. üritan vaadata siis ise, mida ma oskan teha. Okei. Medicine. Viska medicine. 19, see on õnnestumine. Ja mina veeretasin 22 ehk critical. Critical. Kas sul on muidu see medicine bag? Kahjuks ei ole. Okei, aga kuna sa metsateadmised on nii head, siis sa üritad ta haavu, mis sa näed, parandada ja kuna ta on niikuinii siuke puitmetall, siis sa lehtede ja siukeste asjadega suudad ta haavad kuidagi stabiliseerida, et sealt mingit vaiku ja ma ei tea, mida kõike veel välja ei voolaks. Nii et arvestage, et Harujuku ei ole suremas enam, aga ta on oimetu. Küsin siukest asja, kas Harujuku kvalifitseerub kui creature? Nii, jah. Siis ma panen silmad kinni, vaatan metsa poole, hingan sügavalt sisse. Ja liigutan oma vasaku käega parema käe kohal. Ja siis sinna peaksid ilmuma mõned marjad. Ja ühe nendest marjadest ma panen Harujuku suhu ja siis ütlen, metall ja puit, vaatame, milleks sa võimeline oled. Ja siis ma ei tea, liigutan ta lõugu või midagi. Okei, sa paned selle marja ta suhu ja teed kindlaks, et see läheb alla. Ning mõne hetke pärast Harujuku, su leek lahvatab korra uuesti ja su teadus tuleb tagasi, sa pikali, see on ülihalb olla, sa oled igatepidi peksa saanud, aga sa oled elus. Ja su kõht ei ole tühi. Ja sul on üks hape. Aitäh, Trikstan. See toimis. Palun. Kas ma siis ei peagi Harujukule ka laulma või? Kas sa, ei tea, kas sa saad veel? Pigem vist mitte. Laula. No ma lähen Harujuku juurde, laskun ühele põlvele, panen käeda selle katla juurde ja siis laulan talle ühte iidset kurelaulu, mida tuntakse siinmail kui Kurevuuns laulu. Olgu, viska performance. 10 elu saab tagasi selle väikse loitsuga. Aga performance ka? Ja, viska performance ka. 12. Sa kuuled seda kurelaulu ja sa kohe tunned siukest maagilist võimu enda ümber tulevat ja see parandab su haavu. Ja lauluna on see ka päris hea, päris okei. Käib ka. Harujuku saab ennast nüüd isegi püsti ajada, sest ma olen poolte elude peal. Aitäh, sõbrad, aitäh. Aitäh sulle, sõber. Aga piimut ei.
oli tubli hobune. Piimuti rännak on selleks korraks läbi. mul on nii kõrini, et kõik meie loomad surevad. Ka minul. Aga kus see meie Eleri on? See lendava sisalikuga tüüp, see veel maksab selle eest. Kas keegi ta nime sai või? Mis ta nimi oli? Ta midagi... Mingisugune brokolitorm või mingi värk oli. Bronxi Storm, jaa, sa rääkis sama asja, sa kuulsid seda, okei, siis see polnud lihtsalt, okei. Jaa, ma eeldan, et see oli tema nimi või tema ratsu nimi. Ta rääkis midagi Bronxist, tormist. Äkki need kahtlase olemusega tormid ongi see, millele ta viitas. Aga mis karva ta ise oli? Kas ta oli Bronxi karva või ta oli Ta siuke... oli, jaa, minu arust oli siuke need raaklaste moodi, aga ta oli nagu ikkagi natuke teist värvi. Visake kamba peale, ise otsustate, kes viskab. Visake Perception ja 2 tükki teist saavad visata või siis 1 advantage'iga või... Ma annaksin ühele eelise. Äkki Trikston, sest et tema reaalselt kuulis vist seda. Haru Juku oli vist selle ajal juba langenud. Critical, okei. Sa nägid neid teisi draaklasi ja nad nägid välja siukesed lohe ja inimese segud. Samas nägi ka see tegelane, kui ta oli kuidagi teravamate joontega. Ta oli ka heledam kui teised, selles mõttes, et ta peaaegu nägigi välja nagu Bronxist. Ja tal oli palju uhkem armor, korralik turvist, tal oli relvi rohkem. Ja see Vaivern või Vivern, kellega ta lendas, ka temal olid siukesed ornamendid küljes igal pool. Et paistab, et ta ei olnud täitsa tavaline siuke draaklane, nagu need teised paistavad olevat, kellel on väga lihtne siuke nahast armor ja nii, aga temal oli ikka korralik siuke turvis. Nii et ta põhimõtteliselt hüüdis oma nime või? Trikstoni meelest küll mitte. Ta rääkis selgelt tormist midagi. Aga ta ütles Bronx Storm, äkki tema nimi ongi Bronx Storm. See on võimalik. Trikston ei jaga seda arvamust, aga laseb sulle arvata nii. Trikston või Harujuku, kas te teate sellest tiivulisest olevusest midagi täpsemalt või äkki tean mina? See on hea küsimus mulle endale ka. Kas ma tean sellest midagi? Kas mina ka tean? Okei, visake siinkohal teise, Harujuku kindlasti ei tea, aga teie 2 eriti tegelikult Triks võib-olla teab. Viska siis seesama nature ja sina viska ka nature, visake mõlemad nature. Kas ma võin ühe nagu idee välja käia, et kas ma võin veritada performance'it selles mõttes, et äkki ma tean mõnda laulu või mingisugust nagu tantsu, mis on nagu nende olevuste kohta, äkki see... Sorry, aga siis see läheks history alla. Jaa, fine. Sa võid history ka valida. Vali kas nature või history, ise tead. Aga mul ei ole kumbki see proficiency'ga, et on see okei või? Jaa, see on okei. Siis ma veeritaks history't. 6 kokku. Okei, 6 ja Triks? 15. Okei, 2 peale kokku. Osmokai, sa ei ole eriti kuulnud siukestest olevustest. Sa oled võib-olla midagi sarnast näinud. Vaevanist räägime praegu, on ju? Igaks juhuks check-in. Jah, sa oled võib-olla näinud mingisuguseid pilte või asju oma rännakutel, aga sa seda olevust ei ole näinud. Trikston, sina aga oled kuulnud, et kuskil isegi lennatakse siukeste olevustega nagu viivernid. Ja sa ise ei ole kunagi näinud neid, aga sa tead, et nad on enamasti kaugetel maadel, neid väga palju ei ole, aga nad on lohelased, kes ei ole intelligentsed. Ja nad on rohkem loomad kui midagi muud. Minu küsimus on, et kas need väiksed draaklased, kui nad suuriks kasvavad, kas neist saavad need suuremad olevused tiibadega või? Viska nature. Ei, see on küsimus sõpradele. Okei. Ma tean, see on mingi loll
hobuseid vihkav lendav sisalik. jah , põhimõtteliselt nii on jah . Oota, ta spetsiifiliselt viskab hobuseid või? Nojah, vaata, mis Nägid, ta piimutiga seda- tegi. Hüva, teate, mis mina nüüd teen? Ma lähen võtan siit kamina juurest selle kirve, millega puuhalgusi lüüa. Ma olen raiun kõikidelt surnud draaklastelt pea maha. Ja samal ajal äkki üks teist tahab nende taskud üle vaadata igaks juhuks. jah , ma hakkan peale . Ma ütlen, mis me teeme. Me võtame kõik labidad ja me teeme piimutile matused. Õige, seda me teeme kõige esimesena. et nagu , et Oota, ei, Ja aga magate maha põletamismatus on minu arust nagu noh, õigem. ikka looma peaks ikka peaks . ja , et ikka seda maa alla panna või ? Ma ei tea, mis tema soov oli. No meie kõrbes põletame. Trikstan, kas teie metsas põletate? Tuli metsas tundub siuke, noh, või te jätate loomadele või mis te teete? Te lähete aga kui keegi seda sööma ei hakka , siis peaks ikka põletama . Haruiku, kas sina jätad tavaliselt oma nii-öelda surnud prügimäele või? ja meil läheb kõik komposti. Kas me ei saaks kuidagi nagu need 3 nii-öelda traditsiooni kokku panna kuidagi? lõikame Teeme- 3-ks , ühe paneme metsa , teise põletame ära ja siis kaevad augu ja paned maa sisse või kuidas käis . Teeme hästi madala augu, kus me põletame ta ära. Okei. okei , kui teil on plaan olemas , siis te seda teetegi , lähete ja hakkate hakkima piimutit ja valite 3 matmismeetodit . selle aja peale siis Eleri tuleb , jah , Kas näiteks saame võtta piimuti need need, kuidas neid kutsutaksegi, need Jõhvid. sabajõhvid ära korjata, et äkki saame teha sellest Trikstanil mingi vibunööri või midagi, noh. ja ikka saate . Joo, ei muidugi, nagu lõikuge piimutit, tehke temast käekott, eks ole, okei. kutsi . See on, me kanname teda kaasas niimoodi ja võib-olla selle sama vibuga saab selle sama suure lohe ära tappa. oi , see oleks alles . Oot, nüüd sa räägid. Väga hea. kuna Trikstan on kütt , siis ei ole tema jaoks probleem erinevaid loomade osi siis kasutada ja loomadelt kätte saada . nii et selle te teete hõlpsasti ära , aga samal ajal , kui te nüsite seda looma seal , tuleb siis Eleri välja aeglaselt sealt majast ja küsib , et kas nad on läinud või ? jaa , on küll . No nad ei ole läinud, nad on maas siin. Jaa, Eleri, ole hea, võta sealt kamina kõrvalt see kirves ja raiu neil pead maha ja too mulle, ole hea, aitäh. Jah, Eleri, sa oled nüüd meie praktikant. Su esimene ülesanne on nende taskud üle vaadata. Nagu, et raha. pead maha või ? Algul, ma ei tea, võta raha ikka, seda peade maha võtmine, see pole. Kas ma kaideb lihtsalt nalja? No Või sa väga tahad või? ei, ma teen selle ise, ütleme nii, et mina tahan, ma teen ise. jah , ja siis , kui midagi veel leiad peale raha , on kõik , mis on ebatavaline või huvitav , mõni põnev relv või mingisugune . Näiteks silm, mõni kihv. Meil on liiga vähe relvi praegu. olgu . ta siis kõhklevalt läheb sisse tagasi ja siis valmistab ennast ette , et hakata läbi otsima sunnukehi ja siis ka vaatama , mis neil kõik kaasas on , korjab asju kokku lahinguväljalt ja nii edasi . Aga kus Tamara on? Kas ta jäi ellu? Ma saatsin ta põõsasse. Väga hea. Ma arvan, et las ta natukene veel olla, igaks juhuks. olgu , te siis tükeldate selle looma ära ja vaikselt matate ta maha sellel vihmasel hommikul . Teil on nüüd tõld , mis tegelikult on funktsionaalne , ta on natuke katki ainult , mis on relvi täis , sest minu teada te hoidsite oma relvahunnikut tõllas . mul tuleb ka meelde , jah . ja Paneme ülejäänud relvad ka sinna juurde vist, on ju? te saategi 4 oda .
Spear'i siis. aga kes seda tõlda veab nüüd? Ma arvan, et Elleri jaoks on see võib-olla palju, aga Tamara äkki. mis asja? Võib-olla Tamaral on mõni suksu kuskil siin peidus. Jah. Lähme Tamara juurde. Otsime ta üles põõsast. Okei, te otsite Tamarat põõsast, visake investigation. Ma annan Harujukule eelise. See on kas 18 või... Ja see on 18. Okei, sa otsid sealt põõsast, kuhu te saatsite ja siis sa näed, et ta on seal pikali põõsaste vahel. Siis ta mingi, Harujuku, kas sa said haiget? Jaa, ma sain päris haiget. Ma isegi surin ja ma tulin tagasi. Oh, väga hea, et sa tagasi tulid. Kas nad on läinud nüüd? Ei, ma olen veel siin. Ei, Osmo Kai, ma tean, et sina siin oled. Aga ma mõtlen, kas need kurjad olendid juba lahkusid? No nad lahkusid jah ära. Aga nende hinged, nad muidu lamavad siin maas ikkagi. Et ma aitame sul koristada ja kõik, aga meie hobune suri ära. Oh, see on küll väga halb. Kas see väike piimut teil või? Jaa, piimut, jaa. Oh, vaene piimut. Ta oli nii tore. Mina ei ole uueks hobuseks veel valmis, aga mu sõbrad palusid küsida, et kas sul on veel hobuseid. Mul tegelikult on jaa, aga ma ei saa teda niisama ära anda ju. Ära annagi, ma ei tahagi. Ei tahagi. Olgu, aga ma siis lähen tuppa tagasi ja vaatan, kuidas seda akent kinni panna. See on katki, seda ei saa enam kinni panna. No ma panen mingi riide vähemalt ette, et vihm sisse ei sajaks. Hea mõte. Kas sa tahad tõlda endale? See on relvi täis. Ma ei teagi. Või kas te ise ei soovi seda? Mul ei ole nagu relvadega väga ise midagi teha, et mina nagu jahile ei käi ja... Mina ei taha ka enam midagi teha. Piimutit pole enam. Vaesekene. Ta tuleb sinu juurde ja siis paneb käe su õlale ja vaikselt patsutab. Seal. Seal. Ma tulen samal ajal nurga tagant välja, kirves ühes käes ja draaklase pea teises käes. Harujuku, mis sa arvad, kui me nüliks nad ära, kas me saaks nagu turvise teha nende nahast või? Soomusega nahast või? Mul üks kõik. Ma olen küsin Trikstoni käest. Nii? Trikstan, kas ta küsib su käest või? Ja ma küsin. Siis ma hindan neid nahkasid, vaatan neid soomuseid ja mis minu küti vaist ütleb. Viska mulle nature. Kas... Teine asi on see, et kas sa oled leatherworkinguga proficient või mitte või mingisuguse armori turvise tegemisega. Minu meelest ei ole. See ei ole jah päris minu teema. Aga ma siis veeretsin 11. Okei. Sa saad aru nii palju, et need paistavad olevat nagu mingisugune turvis, aga see ei ole ikka päris see, mida üldiselt nahkarmorites kasutatakse. Samas sa ei oska väga täpselt öelda, kuna sina ei ole teinud varem siukest tööd. Sa oled lihtsalt nahka võtnud ja viinud kuhu vaja ja seal tehakse, mis vaja. Siis ma ütlengi, et see ei tundu ikka õige asi, aga eks peab mingi nahameister ütlema seda. Kuule, sel ajal, kui te seal jaurate, tuleb Harujuku Trikstani juurde, ütleb, Trikstan. Ja. Sa oled ju kütt, eks ole? Ja. Kas oskad neid jälgi ajada, et kus need draaklased tulid? Ja, ikka. Väga hea muidugi. Ja kuhu see vivern lendas? Sa otsi üles, kus nad tulid ja siis me läheme ja maksame neile kätte. Siis ma hakkan ringi vaatama ja otsin järgi, mis see oskus see nüüd oligi. See on Perception või Nature? Viska investigation.
ja oma metsaboonused lisa juurde . kas survival pole ka mitte see, et nagu, et kust olendid tulid ja läksid ja mingi siuke asi või ? ja Kaja viska leidmine. , viska ämb , kumb sul suurem on ? ma sain , mis see teine oskus oli ? hästi käisin ja . Survival . üks on Üks nendest. intelligence , teine on wisdom'i pealt . no mul on nad samad , nii et 17 kokku . kokku 17 . sa vaatad ringi ja sa otsid , kust nad tulid või ? ja nagu mitte Wyverns , ma ilmselt seda vist ei näe , aga okei . sa otsid , kust nad tulid ja sa kõnnid seal lahinguväljal ringi ja paistab , et jäljed lihtsalt algavad ühest hetkest . kuskil seal mõnikümmend meetrit eemal sellest talust . mis nagu , aga siis ma lihtsalt ütlen seda kõvale ka välja , et tundub , et nad on lihtsalt tekkinud siia , mis ühtib meie eelmiste kogemustega . äkki nad hüppasid selle lendava sisaliku pealt alla või ? või sadasid alla nagu vihm . Nad on alati ilmunud ju koos tormiga või selle juures . siis on küsimus , et kas nad lihtsalt kasutavad tormi või torm kasutab neid . no see tüüp rääkis ka tormist , nii et ma arvan , et nad kasutavad seda . aga võib-olla ka teistpidi , väga tähelepanelik sinust . aga küsimus on ka võib-olla see , et kas nad tulid siia , no see ongi küsimus , et kas nad tulid siia umbes meie pärast või selle maja pärast või nad tulid siia sellepärast lihtsalt , et torm on siin . no teine ühine nimetaja on see , et nad on alati meie juures olnud . samas me oleme kaugustes ka näinud ja kui me käisime seal linnas , siis mainiti , et ka teised on sattunud nende tormide küüsi . ja ka draaklastest väga paljud teised ju ei teadnud või kas ma mäletan valesti . Neid manatorme igatahes on teised ka täheldanud ja otsinud , kui ma õigesti mäletan . aga sõbrad , me peame leidma kellegi ilmatarka , jaa , väga hea , Harujuku . kes ütleb meile , kus tormid , millal tormid tulevad , kuhu tulevad . väike taaskäivitus tuli sulle kasuks . jaa , see on , mu ema ütles ka , et kui on midagi minuga valesti , siis et ta proovis mind sisse ja välja lülitada . selle peale , kui te seal räägite ja maatate piimutit , siis kui teie jutt saab läbi , siis on järsku vaikus . enam ei ole tormi . pilved lihtsalt hajuvad eemale . ja järsku te olete hommikul , hommikus , kus on siis päikesepaisteline ilm , linnud laulavad kuskil kaugustes ja te lihtsalt võite teha nüüd mis iganes te soovite . oota , kas torm lihtsalt täiesti nagu hajub puhtasse õhku või ta liigub kuskil edasi ? ei ole näha midagi , et oleks kuhugi läinud , vaid lihtsalt haihtus ära nagu . Triksten , kas sa oskad mingi , sina kui metselv , et äkki sa ronid puu otsa ja vaatad ka taamal , et kas see liikus kuskil edasi või ? kui sa niimoodi ilusti küsid , siis ma ronin ja muidugi vaatan . viska siis see , kas athletics või acrobatics . 24 . sa ronid ilusti puu otsa , leiad ühe seesama suure tamme otsa ronid , mille järgi see talu on saanud siis enda nimetuse ja vaatad siis ringi , viska perception . 21 . 21 . sa vaatad ringi ja kuna on hea ilus ilm nüüd , siis sa näed kaugel mingisuguseid pilvi küll , aga need ei ole tormipilved . ja sa teed kõik 360 kraadi ringi ja ei ühtegi tormipilve . kuid kuna sa veeretasid nii palju , siis sa näed kaugustes , sa näed , et seal linna pool paistab , seal on näha neid korstnasuitse ja nii edasi . kuigi see on päris kaugel , siis sa näed , et see Wyvern lendab sinnapoole . ma siis ütlen , ma silmasin seal taamal korstnasuitsu vahel seda Wyvernit lendamas . isalik . on hädasi . äkki see
suur sorts, kelle jaoks me oleme tööd teinud, äkki ta teab rohkem selle kohta? tasub kindlasti küsida. ja siinkohal siis me tänaseks ka lõpetame. Kättemaks. Väga äge, et te vaatate seda. Me saime seda uuesti nüüd teha küll teisel kujul, aga kui teile meeldib vaadata, siis meie teeme ja kui meile meeldib mängida, siis seda tuleb ka järgmine kord. Ja siuke oli see osa seekord. Ärge unustage, meil on Discord, ärge unustage, meil on Patreon ja juba varsti siis uus osa. Ja näeme keldris.